Tere tulemast Tupperwares suvereporterisse Kuressaarest. Tere! Mina olen ikka Merle Vaha ja mul on täna külas Rita Masing Haapsalust. Jee! Ja täna me räägime teile, mida suveõhtul sõpradega koos teha. Ma tean, teil on kõigil kiire. Aga vaatame, mida Rita meile täna räägib. Mis sulle näiteks meeldib suveõhtul teha, kui sul on kiired külalised tulemas? No, kõige parem abiline on muidugi Mando Junior, millega saab viilutada pisikesi, pikemaid ja mida iganes. Kurki, suvikõrvitsad, porgandid. Siis serveerida sellises kaunis aluses. Siin on mul pandud väiksed tomatid ja sibul, mida siis võiks marineerida. Kiirmarinad on väga lihtne teha kas või siukse särava kausi sisse. Mando Junior on siis Mando perekonna keskmine liige. 3 eri paksuses viilutaja. Kõige lihtsam tegelikkuses siis siit väga lihtsalt reguleeritud. Praegu on lukus, pesemise ajaks alati lukku. Ma panen ta kõige esimese paksuse peale. Sibul siia külge. Ja ma viilutan ta nüüd otse siia kaussi, et siis panemegi marinaadi sinna peale kohe. Ja võt, nii lihtne see viilutamine ongi. See on number 1 praegu. Ja, see on number 1, sest et sibulat paksemalt ei taha vist niisama keegi süüa. Hakkab suu vett jooksma juba. Nii, see oli natukene, see äär on nagu need kevadised sibulad on, et ta ei ole enam hea. Nii, paneme siia kohe teise ka, sest et siis jagub ikka seda sibulat kõikidele. Ja tark on just vajutada lõikelaua peal. Ja just, absoluutselt. Ma ka võtsin automaatselt kätte, aga ei. Tehke seda ikkagi lõikelaua peal. Heeringa peale. Võileiva peale. Just. Ja rääkimata marineeritud sibula. Ja igale kas või vormiroogadele saab samamoodi otse teda siis vormi viilutada. Nii, ma panen need siia kaussi ja mul on nüüd tehtud, panen praegu selle siia läbipaistvasse kaussi. Mul on segisti sisse pandud nüüd äädikas, suhkur, sool ja vesi. Et muidu saab seda teha ka otse kausile gaas peale ja šeikida ära. Aga praegu teeme siis nii, et ma valan selle siia peale. Paneme kaane peale. See on nagu taldrik ja samal ajal nagu kaus. Absoluutselt, selle seest saab kas või suppi süüa. Ta on 700 milliliitrit. Hästi ilus värv. Ja vaakumis täiesti, jah? Ja, näete, praegu läks täiesti vaakumisse. Ja sellist värvi ei ole seda ennem olnud. Ja juulis saate tellida veel mõistlikult 2 kaupa. Sõbrale ka. Sest ega üksinda ei söö. Kaua sa hoiad teda nüüd umbes? No tegelikult juba mingisugune veerand tunni pärast võib seda sööma hakata. Vahepeal võiks see 15 minutit trenni teha sellega. Šeik. Nii, teine asi. Ma ei hakka seda praegu sibulast ära loputama. Jätan samamoodi ühe peale ja lõikan siit pikku piidi, ma ei teagi nüüd, kas me teeme kurgist või suvikõrvitsast rullid? Teeme kurgist. Ma proovin, kas ma saan teda mõttegi nii. Või tegelikult kurki saab ka viiludena panna sõkserisse. Võta suvikõrvits. Saame suvikõrvitsa. Kuigi viilutada suvikõrvitsat on ka väga hea, jah? Ja teen sellise pika. Ma loodan, et on näha. Tuleb selline õhuke. Kui õhuke. Ja nüüd tegelikult võib seda ka veidikene röstida panni peal või grillil. Aga minul on nüüd siia juurde siis tehtud juba valmis sellise mugava kubiskikarbi sees maitsestatud toorjuust siis ürtidega. Ürtid võtad ise oma peendrast või lillepotist, ürdipotist, maitsest või paned kõik siis suure ekstra tšefi sisse ja tõmbad seal segamini. Maitsestad vastavalt oma soovile. Ja nüüd tegelikult on väga mugav siit võtta selle väikse silikonspaatriga
lihtsalt määrida paned. natukene, lihtsalt panen ja keerabki selle rulli. ja tegelikult on väga hea snäkk olemas. ma näitan ühe veel. tegelikult seda täidist ei pea üldse palju panema, aga siia võib ka panna mis iganes kalaga maitsestatud seda toorjuustu, sulatatud juustu, kõik sobib ja see suvikõrvits on nii õhuke, et muidugi teda võib ka soovi korral täpselt samamoodi marineerida neid õhukesi viile, jääb ka väga maitsev. Kas sa oled suvikõrvitsa lasanjet teinud? Jaa, ikka olen. Ilma jahukihtideta? Ilma pastakihtideta, just nimelt. Ja siis see kaunis lauapärm, läbipaistev, kõik paistab välja, mis sees on. Näitan siis siia lihtsalt selle kurgi piilutamise ka praegu ära. Et kui on selline pikk kurk, siis ma tegelikult seda käekaitset esimese hooga ei kasuta, vaid ma tõmban ta ikkagi lihtsalt niimoodi. Suupisteks võileiva peale. Jaa, absoluutselt. Ja praegu ta jäi siis see kõige õhem viil. Ja tegelikult neid samamoodi on väga hea panna tilli ja suolasuhkruga kaussi ja ära maitsestada. Kiirsalat, just absoluutselt. Nii, ja niimoodi võib siia teha siis kapsa, peakapsa, paprikat, porgandit, kõike sinna juurde. Ja pärast siis kas serveerida salat ja snäkid. Nii, aga mida sina siis täna pakud? Soolan on meil olemas. Ampsud on olemas. Nii, mõtleme, mis me veel võiksime teha. Minule meeldib üle kõige loomulikult ikka meie ekstrašef ja rabarber. Ma väga tänan, kes eelmine kord rabarberi loosis osalesid ja meie rabarberiga tehtud laivi kommenteerisid. Ma panen ka selle võitja siia alla kohe pärast, kui me tegime, aga ma ei saa üle ega ümber, sest veel 2 nädalat on see sama ekstrašef eripakkumises. Ja ma rääkisin teile, et sellega on ideaalne teha ka purukoogipuru. Soolane on, magusad ka midagi. Siia on mul siis pandud, kordame üle, ekstrašef Supersonic on siis 1,3 liitrit. Kui te saate ta kätte või keegi teile kingib, siis seesama silikon jalg, mis siin all libisemise vastu on algul anumas sees. Võtke see välja ja asetage alla, et ta ei libiseks. Gaas koosneb nagu shoppergi kaanest ja lisatarvikust, mis siis pannakse siia peale, et ta selle sama kaane, mis sobib ka väikeste shopperite peale, istutaks ilusti peale. Oluline on jälgida, et tera oleks otse. Lisaks terale, mis on väga hea jõudlusega, on olemas ka vispel, millega võib ideaalselt teha kohupiimakreemid, pannkoogid, aignad, mida iganes. Paneme siia jahu, panin siia võitükid ja panin suhkru. Ja juhul, kui tahad teha hoopis mingit kreeme, siis saad kasutada veel siia lehtrit, et kreemidele lisada näiteks gelatiini või muid vedelaid siiruppeid. Ja nüüd laua peal toimetades purukoogipuru saab lihtsalt valmis. Kui on või natuke liiga soe, panete korraks veel külma. Palun väga. Minul on siin praegu siis jahu või ja natuke suhkurt. Suhkur ja jahu on hea hoida Spacemaker mahutites, mis on ideaalsed just kitsale riiulile. Hoiate käega kinni ja tõstate ülevalt. Te ju kõik näete, et siin on mustad kaaned, eks ole? See on nüüd selline väiksem variant, kuhu mulle meeldib näiteks panna kogu aeg maitseained. See on liitrine ja kui te tahate teada, mis suurused teile vaja läheks, mõõtke ära oma riiuli vahe ja Tupperware Spacemakerid mahutitel 1 liiter on 11 sentimeetrit kõrge, 500 milliliitrit 6 sentimeetrit kõrge. Nii saate teada, mitu mahutit teile mahuks. Siin oli jahu, siin oli suhkur. Ma võtan need siia poolest, nad ei jätta sinna. Rabarberid on juba ära tükeldatud. Veel praegu on, tuleb kasutada ja kui Rita tuli külla, on tark teha. Panin natuke suhkurt, lasin seista ja teeme koogi täna sellises heas vormis nagu meie silikon alus, mida tegelikult mahub 2 tükki plaadi peale kõrvuti, aga ka võib panna sügavkülma, võib valmistada mikroonis, võib valmistada ahjus, aga praegu lihtsalt transportimiseks tõstsin ta meie imelisse freezer-meitsi, mis on siis 2,25 liitrit, parim ka kõikide meie muudele silikonvormidele. Ja meie pere lemmik ongi seesama purukook. Paneme purukoogi, no nii, tahtsid külla tulla? Ja,
magusaks. ja kuhu panna vahepeal tera, selleks on ideaalne just nimelt gaas. Tõstame ära. Me võime tõsta tavalise lusikaga, aga me võime tõsta ka multikulpidega, mis on ka tupperwarel täiesti asendamatud küll frikadellide tegemiseks, küpsiste tegemiseks, hakklihapallide tegemiseks, Raffaello koogid, kõik võimalikud. Erinevas suuruses ja neid saab ka kasutada mõõdukulbina. Saate vahetada ja nii kui võtate tainast, vajutate, tuleb ta siit küljest lahti. Ja nii võib lisada jahud, nii võib lisada suhkrut, et ise teate kuidas. Ja panengi alla, meie perelemmik on siis purukoogil, puru. Purule võib siis panna, kes soovib ka natuke küpsetuspulbrit, ajame ta laiali. Kas te teate, et vanasti tehti juubeli tordipulbriga sellist kooki? No ikka jaa. Mis teile meeldis kodus siia vahele panna? No ega eks ikka kohupiim ja sõstrad, võib-olla punased sõstrad, ikritega jääb väga hea. Hapukas, Ja, väga just. mõnus, eks ole. Nii, pandud. Nüüd lisame rabarberid. Võib panna kohe ka kohupiima, ma panen natukene ja nüüd Ka kaneeli ka kindlasti. Jaa, pane kaneeli ka. Kaneel on võlusõna igas köögis. Teate, kui teinekord on inimesed väsinud ja pinges. Kaneeli riputage kas või pliidirauale Ohtrad. või tehke kooki. Nii, ja siin on siis koos natuke jogurtit, 2 muna ja kohupiima. Ja suhkurt ja valame ta siia peale ja kõige peale tuleb jälle puru ja läheb ahju. Ja pärast teeme teile pildi ja saate mõelda, kas teha ka, sest rabarberi aeg on tõesti imeline ja tuleb ära kasutada kõik rabarberid. Meie silikonkaabits loomulikult on selle puhastamiseks ideaalne, sellepärast et potinooli all ei ole siis enam mitte midagi teha. Palun. Aitäh! Nii. Mulle jäi ainult kivikau. Ja paneme veel puru peale. Ja läheb jahju. Niisama lihtsalt saab teha koogi. Paneme veel rabarbereid. Võib panna täitsa kihiti. Rabarberit ikka rohkem, et oleks hapukam. Minule see vorm hästi meeldib. Ma kasutan seda palju. Mis sa teed siin? Oi, erinevaid kooke ja mulle meeldib, et ma saad 2 tükki korraga, üks soolane, üks magus. Just. Kas või lehtäigen põhja lõhe peale ja Kõik, mida suvikõrvits õhukeste viiludena. kiirel ajal teha. Nii, ja kui oleks siin jogurtikook või panna koota, siis saate panna külma, et ei pea ahju panema. Niisama lihtsalt valmivadki suvised road. Igal juhul me väga täname, et te täna meid vaatasite. Koogipildi paneme pärast üles. Ja Kui jõuame teha, äkki sööme ennem ära. Aitäh, Rita, et sa külla tulid ja teate, kindlasti võtke ühendust enda tupperware esitlejaga või kirjutage meile Rita Masing või Merle Vaha, sest juulis on niivõrd põnevad pakkumised. Igal juhul tupperware teeb teie suveõhtud väga toredaks. Iga laua peale on Allegra keskel. Rõõmsate kohtumisteni!